Sa oled kindlasti kuulnud väidet, et kartuli söömine tõstab kehakaalu ja kartulit ei peaks sööma sugugi iga päev. Mina olen Mari-Liis Ilover ja täna murrame kartuliga seotud müüti. Tõsi ta on, et kartul on võrreldes teiste köögiviljadega energiarikkam, kuid ainult kartulist ennast paksuks süüa on väga keeruline. Vältida tuleks väga rasvarikkaid ja soolaseid kartuleid. Ning mis veel, rasvarikaste kastmetega, kuhu on lisatud hulgaliselt koort või majoneesi, ei tasuks samuti üle pingutada. Tegelikult on kartul väga heaks kaaliumiallikaks. Üks umbes sellise suurusega kartul katab 1/6 päevasest täiskasvanud naisterahva kaaliumivajadusest. Kaalium aitab kaasa, et meie lihased ja närvisüsteem oleksid töökorras. Kartul on niisamuti väga hea süsivesikute allikas. Süsivesikud peaksid katma poole päevasest organismi energiavajadusest. Sa võid kas või kogu oma menüü üles ehitada kartulist tehtud toitudele, arvestades nii 1-2 kartulit päevas. Oluline on lisada kartulitoitudele ka teisi toidupüramiidi gruppides olevaid toiduaineid, näiteks köögivilju. Retsepti on hulgaliselt ja täna näitan ma sulle, kuidas valmistada maitsvat koorest kartulilõhesuppi. No nii, alustame siis maitsva kartulilõhesupi valmistamist. Ühes korralikus kalasupis käib alati sibulat, nii et siia läheb selline mõnus pontsakas sibul. Ma koorin ta ära ja siis hakin sibula. Nii, ja järgmisena on siis järg meil kartulite käes. Kartulitest ma lõikan sellised paraja suurusega kuubikud. Kuubikud on siin valmis. Nii, nüüd ma panen pliidi sooja ja paneme siia poti põhja umbes 2 supilusikatäit võid. Ja nüüd saabki siia sisse tõsta kartuli ja sibulad. Nüüd ma passeerin nad kergelt siin võis läbi. Nii et kuumus käiks korraks läbi nii kartulitest kui sibulatest, siis nad saavad supi sees ekstra hea maitse. Siis kui sibul hakkab muutuma läbipaistvaks ja kartulist on ka kenasti kuumus läbi käinud, siis valame siia peale kalapuljongi. Ja nüüd supp läheb pudisema ja keeb siin senikaua, kuni kartulid on pehmed. Selleks kulub umbes 5-7 minutit. Nii, kartulid on vahepeal pehmeks saanud ja nüüd ei olegi enam muud, kui lisada supi sisse lõhetükid, siis rohelised külmutatud herned, kusjuures neid ei ole vaja üldse sulatada, nad siin kuumas puljongis sulavad ise kenasti ja väga kiiresti ära. Siin on veel soolvees krevetid, mis on ära nõrutatud soolveest, annavad ekstra hea maitse ja muidugi koor. Nüüd veel umbes 5 minutit keemist ja siis saamegi hakata nautima. No nii, supp ongi valmis saanud ja polegi muud, kui serveerime. Lõhn on igatahes juba väga hea. Paras kausitäis suppi ja muidugi värsket tilli, seda kulub kalasupile alati. Paar keerdu musta pipart ka veel. Nagu nägite, saab ühe maitsva ja hõrgutava kalasupi kartulitega valmis üsna kiiresti. Järgmine kord lisa sinagi julgelt kartuleid oma supi, hautise, salati või pajaroa sisse koos teiste köögiviljade ja muude ainetega, sest kartul üksi ei tee kedagi paksuks.